Tervist matšpalli kuulajad, Austraalia lahtiste järgnes saade on eetris ja stuudios nagu ikka Alo Ojassalu, Toomas Kuum ja Riho Kallus ja saatejuht mina Kendar Abrams. Tervist! Tere hommikust! Tervist! Külma hommikut. Panin siin Austraalia lahtiste ajal erinevaid märksõnu kirja ja hakkaski minema kuidagi jooksvalt esimesest ringist alates, et kui teil midagi selle vastu pole. No ikka. Ma arvan, alustuseks väärib mainimist selline mees nagu Stan Wawrinka, wildcardiga turniirile pääsenud 40-aastane ja 2 ringist suutis läbi tulla, lõpuks siis Taylor Fritzile küll kaotas, aga ma ütleks, et energiavarud lihtsalt said otsa, kuigi seda taset oli. Ja teise ringi mäng Artur Keaga minu jaoks isiklikult oli pikalt üks turniiri parimaid mänge. No intriigi küll, aga et ennem oli vaidlust väheke, et kas Wawrinka väärib seda või ei vääri seda wildcardi nüüd, 3. ring. Ja ka suur lahing Fritziga pani asja paika, väärib ikka küll. Ja kohe 41 saava mehe esinemist oli väga kiht vaadata, väga kiht. Ja ta ju on nii, et läbi aegade, arvestades, et omal ajal võib-olla mängiti isegi ka päris palju, oli niisugused vanemaid härrasid mängis just 70-ndatel ja nendel aegadel ja üksikuid näiteid on ka hiljem, aga ta oli siis nii-öelda läbi ajaloo teine mängija 40+, kes siis on nii kaugele jõudnud. Teda oli vist, kui nüüd eksi 79. aastal selline legend. Huvitav, et ta peaks olema elus minu teada, või ma eksin, Ken Rosewall, et kas ta üldse seal tribüünidel viibis või mitte. Tema oli siis 44 vist vana 79. aastal, kui mängis ka 3. ringis, ma ei tea, tookord ta vist jõudis isegi 4. võib-olla. Nii et, aga siis olid teised ajad. Nii et juba see vanuseline pool, muidugi üks finalistidest ei ole ka kaugel võib-olla väga sellest, aga iseenesest selles vanuses iga aasta on tegelikult, pane nagu sangpomm juurde praktiliselt sportlasele, nii et eriti tennises, mis on praegu väga intensiivne ja atleetlik, siis et see on väga kõva saavutus ja selles mõttes ma olen Kenniga nõus, et kuni, ma ütleksin kuni poolfinaalideni siis oli see selline märgiline mäng just, kus ta 5 setis võitis Kead. Ma ise just mõtlesin selle peale, et natuke paralleele võib-olla tõmmata, kui me vist eelmine saade seda puudutasime kergelt, et kui see 2014 Austraalia lahtised olid, kui Wawrinka võitis turniiri, oli ta 28-aastane ja nüüd natuke paralleele tõmmata Zvereviga. Et ja võib-olla just see suurepärane mäng, mis ta mängis ja jäi nii vähe puudu, et tasub uskuda. Et ega Stan oli hea näide ja ongi, Zverev on ka täna 28 vist. On ta... Kas ta rohkem ei ole? Ei, ta saab 29. 29, praegu on 28, saab 29. Et just kui aeg on veel. Jah, just kui aeg on, et tegelikult praktiliselt siis hakkasid alles ju need Grand Slami võidud Wawrinkal pihta, et need 3 Grand Slami, mis ta võitis. Nii et ma arvan, et Zverevil tasub vaadata Wawrinka karjääri. No ta peab veel natukene võib-olla mentaalse poole pealt veel võib-olla, ütleme, pidas päris hästi vastu peaaegu kogu turniiri, aga siis päris selles lõpufinišis. Ta tegi täiesti seda Zverevit, mida me oleme harjunud nägema. Mängibki head tennist kuni poolfinaalini või kuskil seal. Ja siis teeb Zverevit, nagu ta 5-3 pealt otsustavast tegi. Wawrinkast rääkides, siis parim võimalik hüvasti, et ma eeldan, et kindlasti Melbourne'iga just. No tõenäoliselt tal tuleb süvasti, et kuskil Šveitsis, ma arvan, et Baseli turniiril või kui ta üldse karjääri lõpetab, ta ju mängib see aasta veel ju. Basel on kõige tõenäoliselt. Jah, tõenäoliselt Baselist tuleb see nii-öelda see viimane täpp hiile, aga jah, loomulikult Grand Slam on Grand Slam ja nii hea esitlus, et selles mõttes seda on nagu, seda oli äge vaadata ja me just arutasime ka siin ukse taga, rääkisime, et kui palju oli tegelikult selliseid nii-öelda igavaid mänge ja ei olnudki võib-olla nii põnevad kuni sinna poolfinaali ja siis Alo mainis ka, et tegelikult Stan oli see, kes tõi nii-öelda kastanid tuhast välja, et tema turniiriga me kõik jälgisime põnevusega. Ja ega võib-olla, kui oleks nii-öelda paberi peal vaadanud, siis võimalik, et oleks võinudki olla võib-olla see, välja arvatud siis see nii-öelda
mida me kõik, enamus ikkagi ennustas, et finaal on Alcaraz Sinner, võib-olla siis seal oleks tulnud veel selline, aga et kuni selle mingi hetkeni, et see oli tõesti nagu ainukene võib-olla mäng. Noh, eks me kõiki mänge, me siin arutasime enne ka, et me kõiki mänge muidugi ei näinud, aga jah, kindlasti on seal tagumise otsa, esisaja tagumise otsa meeste vahelised mängud võivad ka päris põnevad olla, aga noh, ega me neid kõiki mänge loomulikult ei ole jälginud. Sa ei vaadanud kõiki mänge ära? Ei, no mina ei me ole... vaatasime kõik mängud alaga ära. Lõpeta no kõik, mida üle kanti. Ja seda küll. Aga no me teame, kuidas Eurosport ka üle kannab, on ju. Või noh, muidugi saab muudel kanalite kaudu ka vaadata mänge, aga ütleme, kui nüüd Eurospordist rääkida, siis me teame, et päris palju esimestes ringides nad näitavad selliseid mänge, mis tegelikult noh, jah, nad on peaväljakutel seal, aga tegelikult nad ei paku nii suurt intriigi. Intriigi pakkus ka turniiri 3. ring, kus Jannik Sinner oli, ma julgen küll öelda, koju minekule lähedal. 3. setis 3-1 eduseisus, tekkisid krambid. Ise tõmbasin paralleele eelmise aasta Shanghai turniiriga, et Alokas Sinneril vedas või ta oleks ka ütleme, et kuna sellest nii palju juttu oli, siis ma põhjalikult uurisin seda ja noh, ütleme, et jah, selles suhtes vedas, et neid krampe ei soovinud ju jumala eest mitte keegi, aga see ajastus oli, noh, selle üle hästi palju tekkis pärast ju poleemikat, on ju, et kas turniiri korraldajad soosivad või ei soosi. Noh, tegelikult on seal asi natukene lihtsam, seal on üks selline asi, kui läheb punaseks, siis pannakse mängud seisma. Ja pandi ju teised mängud ka seisma. See, et ta sattus olema sinna seisu ja kõik mängud katkestati, siis välisväljakud katkestati täielikult ja siseväljakud pandi katus. Aga see, et ta seal oli, tegelikult seti algusest peale Kahil teadis, et kohe pannakse katus peale. Ja seda ta ka rääkis kogu aeg Sinnerile, et kõnni, venita aega, nii edasi, proovi tagasi, katsume selle seti kuidagi üle elada. Nii et nad tegelikult teadsid, et katus pannakse kinni, et noh, see, et ta pandi täpselt seal breigi peal, on ju, noh, see on juba ise jutt, aga nagu ma aru saan, on seal automaatsüsteem ja kui see näitaja läheb sinna 5. tasemele, siis pannakse see asi lukku. Aga no ütleme, et teine asi pärast arutati hästi palju, et kui see kõik oli ette teada ja nagu oli ka siis järgmine teisipäev vist oli üldse 45 kraadi kuum, on ju, siis miks mitte enne mängu katus peale kinni panna? Ja sellele viidati, jah, ma neid mõtteid kuulsin. Austraallased selle katuse liigutamisega jäid tegelikult seal veel ätta. No vihmaga jäid ka ükskord, vihmaga jäid ka, jah. See oli natuke kummaline ajastus ja sa rääkisid Shanghai turniirist, me tookord arutasime ka, just rääkisime, et kaua see kestab enne, kui kas keegi peab väljaku peal kokku kukkuma päriselt, et see muutuks ja tegelikult see heating rule, mis vastu võeti, oli ju 32,2 kraadi on see tegelikult see moment, kui peaks nii-öelda mängu katkestama juba. Ma kuulasin seda ja lugesin, seal on, ta päris ei ole kraadid, seal on kraadid pluss niiskus, mingisugune skeem selline, ma ei tea, mingi selline. Mingisugune niiskuse aste, see on mingisugune valem selle asjaga. Jah, ja no ega natukene, kui nüüd paralleeli tuua selle Sinneri teemaga, siis tegelikult tehti ju abi ka turniiri võitjale täpselt samamoodi, kus oli täpselt samamoodi reeglite tõlgendamine oli jälle selline väga hall ala, mis ma mõtlen just seda nii-öelda krambiga medikali võtmist, et oli... Rodiku podcasti vaatasid või? Ei ole vaadanud. Selle teema kohta, no Rodik läks päris närvi sellega. Ütles, et ei ole tuuril ühte mängijat, kes ei teeks seda. Et kuna krampidega on keelatud, siis oli maailma lihtsam asi välja mõelda, ma ei tea, näpuvigastus venitus või see või tõmbasin natuke lihaselt ära. Ja Rodik läks sellest päris kurjaks, ütles, mina olen seda teinud, iga jumala mängija on seda teinud, meie ei ole süüdi, et see reegel selline on, aga välja mõelda mingi väike selja nihastus või ükskõik, et saada see paus. Et noh, ütleme, et tema selles seisukohast just lähtus, et see Zverevi pahandamine sellega, kui sa tead, et kõik teevad seda. Noh, Alcaraz õieti tegi, noh, ega siin talle ette heita seda päris kindlasti ei saa. No ja Zverev oli seal frustratsioonist ja kohtunikul ütsta seal lause üks osa oli ju sisuliselt see, et te eelistate kahte mängijat, te teete kõik nende jaoks. Seda nad räägivad kõik praegu. Ei, no jaa, no see oli, seal tõlge, ma vaatasin ka ühte saadet, noh, nii just kui ta ütles, eks on ju, aga et eks ta oli frustreerunud, aga ma nagu, jah,
see situatsioon oli, aga ega kokkuvõttes, kui see organism on ikka täiesti oleks, ütleme niimoodi, kuidas öeldakse, kokku jooksnud, ega see paus ka lõpuks nüüd lõpuni ei aita, nii et nad ikkagi Alcarasil oli hea see, et ta oli ikkagi 2-0 setidega ees. Ja aeg kindlasti aitab krampide vastu, et ta oleks võinud ka 1,5 tundi jalutada seal lihtsalt. Kusjuures natuke muret tekitav on see, et need krambid nagu nii varakult tekkisid. Mitte ainult varakult, aga vaata veel ilma. Ta oli varakult, ta oli 20 kraadise ilma. Täiesti tavaline selles mõttes. Et kui Sinneri puhul oli tõesti 42 või palju seal oli ja arusaadav, see metsik tappev palavus ja asjad ja nii edasi, siis Alcarasi puhul väliseid tegureid polnud üldse. Ja ega natukene meenutada, ega see Prantsusmaa lahtised oli ju ka sama teema, aga seal ei olnud ka ju mingi megapalav tookord. Aga Prantsuse lahtistel oli tal vägev vastane ja võis nagu natuke närvidega seostada. Ta ise ju ka mainis seda tookord minu meelest, et see kuidagi, et see närvidega seotud, sest tegelikult see annab ju signaali sulle kogu kerele. Ilmselt küll, jah. Et siin ma nagu ei tahaks uskuda, et see närvidest oli, võib-olla oli see õhuniiskus, et alati 20 kraadi. No jah, iseenesest 20 kraadi, selles mõttes on sul õigus, aga seal võib-olla, ma ei tea, see on kuidagi kummaline jah, et sellisel tasemel ja oleks siis suurema palavusega see juhtunud. Kummaline, ütleme, et ta ei ole meie jaoks ainult. Nii palju, kui ma neid pärast järgi neid saateid ja asju vaatasin, ei saanud sellest krampidest mitte keegi aru. Kus nad tekkisid, miks nad tekkisid. Seepärast ongi kummaline on õige sõna. Minu jaoks isiklikult oli kõige jaburam see, et sul oli katus pea kohal, väljas oli kuumus, aga Sinneril lubati pärast 3. setti ikka võtta see 10-minutiline paus. Jah, see reegel tundus nagu, aga see ongi reegel, see mitte pausi lubata võtta Sinneril, vaid paus lubatakse võtta mängijatel, see on tegelikult selle oleks võinud võtta ka vastane, ütleme, kui oleks olukord. See antakse lihtsalt siis, kui see teatud temperatuur on üle, siis on see õigus see võtta peale seda, põhimõtteliselt seal tuli nagu 20 minutist pausi, see oli nagu see küsimus, aga reeglite järgi jah, peale seda seti ongi sul see 10 minuti paus, ette nähtud mõlemale mängijale. Vaata, see on ka üks huvitav moment, et kui sulle tegelikult suhteliselt nagu kuni mingi hetkeni oli, mitte nüüd igav, aga jah, tõesti ikkagi suhteliselt üks igavamaid nagu suure slam'i turniire, me siin enne rääkisime, siis iga selline episood ka muidugi võimendab, et see on nagu selline, et on millest kinni haarata, millest rääkida. Võib-olla korraldad vaatasidki nii kuidagi igav on, et teeks midagi põnevat. Söödeti midagi sisse, jah. Aga muidugi peab ütlema, et noormängija Spesiri, kui halvasti ta nagu lahendas seda olukorda. Ilmselt ta lasi kõigest sellest segada ennast, oleme ausalt, et tema mäng muutus halvaks. Mitte see, et Sinner tegi mingisuguse nüüd megaplahvatuse seal kuskil, aga need lugematud vead, mis Spesirit hakkas tulema, ma ütlen, et alati on raske mängida, kui vastane on kas vigastatud, krampides asjad, väga raske on proovida mentaalselt ennast seal rajal hoida, et ma isegi imestan, et Zverev sellega toime tuli, kui nägi, et Alcaraz ei ole 100%, et väga kainelt ja mõistuslikult mängis. Seal on lihtsalt see, et sageli mängija ka siis muudab oma sellist võib-olla seda mängujoonist ja mängustiili, mis tal just nagu töötas. Ma ei ütle, et ta hakkab hoidma vastast, vaid ta loodab nagu nii alateadlikult, et nüüd tuleb see võit nii-öelda teisipidi ära, et ma võib-olla ei pea nii palju riskeerima ja küll see tuleb. Ja see kuidagi automaatselt toimib ja sa ütlesid, teid just Zverevi puhul, selles mõttes hea näite, et jah, ta nagu ei lasknud ennast ikkagi lõpuni väga sellest häirida mängu mõttes ja ma just enne ütlesin, et tegelikult ütleme, eelnevad Zverevi turniirid, me küll natuke võib-olla vaidlesime siin, siis see on üks neid slam'i turniire, kus ta oli võib-olla ütleme paremini valmis kui eelnevatel, aga jah, seal lõpus ikkagi. Mängis head tennist. Ja mängis head tennist aga lõpus ikkagi ja sa tõid väga hea fakti välja, sa võid praegu sellest ka rääkida, et see kajastus väga hästi ka servimise nii-öelda tema pallingu näitajad. See oli üks servi game 5-4 pealt 5 set, kus ta servis keskeltläbi 15-20 kilomeetrit vähem, kui ta ülejäänud mängu servis. Ja see uskumatuna teine serv break pallil 144 kilomeetrit tunnis, ma just arutasin, et kas Santana lööb nii, ilmselt lööb. Võib-olla isegi ma ütleks, et võib-olla see mängu võti oli teise seti tie break, kui seis oli 5-5 ja mäletate seda situatsiooni, Zverev sai Alcarazi pallingult sai võrku
ja siis mängis täiesti pudruvolle sealt, nii elementaarse volle eksis, oleks saanud settpall oma serv tiebreakis ja kui ta sealt teise seti oleks võitnud ja Alcarazil hakkas krambid, siis oleks võinud see mäng ikka minna võib-olla ka teistpidi. Et minu arust just see oli hästi oluline moment, see Zverevil väga hea võimalus. Aga täpselt samamoodi, ise puterdas ära selle tiebreaki lõpu ja nii ta läks. No tegelikult Zverevi, ütleme Alcarazi vastu on selge, et väga palju neid võrku tulekuid on seotud sellega, et Alcaraz lööb stoppi, mis ta nagu sunnitud sinna võrku tulema. Aga ma vaatasin, minu arust protsentuaalselt oli niimoodi, et kas ta käis mingi 55 korda või isegi rohkem pidi seal nii-öelda võrgus mängima ja ta võitis nendest punktidest 56%. Ja tegelikult just, ja huvitav, ja ta on pikka kasvu ja selline just sealt, kus just võrgu lähedalt ta sageli eksib. Ta kuidagi, ma ei tea, tal see võrgumäng on ikkagi, see on mul kogu aeg jäänud silma, et ta need olulistel hetkedel ka, et sealt teeb ka vigu. Et tal ei ole see minu meelest see võrgumäng, ütleme, see on üks element, mida ta peaks minu meelest ka lihvima, sellepärast, just eelkõige sellepärast, et nende vastaste vastu, kes löövad hästi palju, kutsuvad nii-öelda võrku ja nad teavad tõenäoliselt seda ja sealt tuleb, ütleme, suhteliselt terav passeerlöök, ta ei pruugi isegi niivõrd nagu mööda olla, aga sinna madal pall ja ta ei saa sellega hakkama. Ja jälle oli seal samas 5. setis ka lõpus paar sellist ütleme, ma ei ütle, et need pallid olid lihtsad, aga nad ei olnud ka sellised, ütleme, et mõni mäng, enamus võib-olla neid, kes võrgus, kellel on võrgumäng nii-öelda kvaliteetne, siis nad ei oleks eksinud selles olukorras. Mul tulevad selle peale kohe meelde siin sõber Toomas Leiuse kommentaarid, kui me Zverevi mänge kommenteerisime, siis aeg-ajalt ikka lipsas sisse see kommentaar Tomil, et jah, et siit on ju lihtsam ära lüüa kui eksida, nagu ta ikka Zverevi vollede kohta ütles. Ei no see jääb silma lihtsalt, et see ei ole, siin ei ole vaja isegi olla nii-öelda mingi tennise kuru isegi, et see jääb lihtsalt silma. Et ikkagi sellised elemendid... Jah, mingil tasemel pead midagi, aga sellega kõigele vaatamata ikkagi, kui sa võtad puhtalt tema mängu, mitte muud mentaalset poolt ja nii edasi, siis see Austraalia lahtised näitas, et ta on ikkagi ainukene mees, kes on võimeline teatud tingimustel neid kahte võitma. Nüüd on huvitav, mina mõtlesin selle peale, te mäletate eelmine aasta, mis taga juhtus peale seda finaali Sinneriga, ta kukkus ju täiesti auku. Ta oli kadunud 2 kuud, ta ei saanud mitte midagi praktiliselt. Ja ma mõtlesin, et seda mängu vaadates, kas ta nüüd võtab sellest välja... See kord ikka oli eriti lähedal. No väga, jah, et ma mõtlen, kas ta nüüd võtab sellest seda, et tegelikult ma olen lähedal ja see motiveeris teda või ta mõtleb, et jälle ma kaotan raske mängu ja kas see nüüd tõmbab tal moti maha või huvitav, et mida ta nüüd edasi tegema hakkab. Lähikuud näitavad. Ja teine asi, aga üldises plaanis ma arvan, ikkagi see teeb teda näljasemaks, eks ta kindlasti, kui ta päris mingi sügavasse auku ei kuku, siis ta kindlasti üritab ja see on tema eesmärk ja ma tean, et mõned ei ole paljudel võib-olla Zverev seal lemmikmängija, aga ka selline mängija, kes ütleme, selles mõttes võiks ikkagi ühe slämmi võtta tegelikult. Ta on kogu aeg seal ikkagi pildil, ta on edetabelites kogu aeg kõrgel kohal. See tõesti oleks, ütleme, et kui ta nüüd karjääri lõpetab tõesti ilma Grand Slamideta. Paraku minu ennustus on, et ta lõpetab ilma. See oleks üks kõige valusamaid karjääre, mida ma tean. Sa oled kogu aeg lähedal ja sa lihtsalt ei saa seda. No võib-olla jah, hakata mõtlema, kes on niisugused nimed, kes olid ka nii lähedal, aga jäi ära. No üks, kes mulle meelde tuleb, on Nalbandian võib-olla USA-s. Nõus. Aga kellel oli ka niisugune hästi, kes vääris. Aga ülejäänud kõik, ütleme, võtad Tšiilitsit, Del Potrot, kõik on kuskilt selle ühe ära näpsanud. Just. Päris ilma pole keegi jäänud, aga... Väike lohutus on tal, ütleme, see ei ole võrreldav slämmi turniiri võiduga muidugi siis, kui ta selle olümpia vähemalt võitis. Seal ta mängis ka Slam on slam. Jaa, aga slam on slam. Ainukene esireket, kes pole Grand Slamis saanud, oli ju ka Marcelo Rios. Seal oli vigastus. Aga Nalbandiani suhtes... Aga see karjäär pole nii pikk, esiteks ma tahan öelda, et Zverevil on juba olnud pikk karjäär ja ta tuli hästi varakult pildile ja ilmselt tuleb veel, ma arvan, 6, 7, 8 aastat. Aga praegune perspektiiv tundub nii lootusetu, et nagu me rääkisime, me oleme rääkinud, et võita Grand Slami, siis täna, kui me ei räägi neist 2, on ju, siis sa pead võitma neid mõlemaid mehi. Kas tal on 3 finaali vist, on ju Zverevil? Kolm peaks olema. Austraalia tiimiga ja nüüd, jah? Ei, tal on üks veel peaks, Prantsusmaa lahtised ei olnud üks kord. Pooles mängis Alcaraziga. Ei, finaal oli Alcaraziga. 2-1 settidega ees. Ei, 3, nüüd ei jõudnud ju finaali.
jah, nüüd ei jõudnud. Sorry, nüüd ei jõudnud sinna muidugi. Aga ütleme, kui sa võtad selle rivi, vaata, kui seal, ütleme, paned mingi sportlase Wikipedia, ütleme, seal snukris on ja maailmameistrivõistlused ja temal, ütleme, slammi tuli tennisemängijana Zverevil, siis seal on ju tegelikult päris impressive on tegelikult see, need väga kaugele jõudnud kogu aeg, aga jah, seda, kõige lähemal oli loomulikult see, kui ta Dominic Thiemiga mängis finaali, aga see on jäänud ajalukku just sellega, et see oli vist üks kõige naljakamaid ja mitte, meeldejääv on ta ainult sellepärast, et seal mõlemad mehed väristasid muidugi, see oli selles mõttes nagu naljakas finaal. Kuigi seis oli nagu copy-paste, ütleme, Alcarazi mänguga, siis mängu pilt ei olnud sama. Ütleme, kui vaata, Thiemile ja Zverev tekkis see ootamatus, tollel aastal ikkagi kumbki ei ootanud, et lähevad võitma Grand Slami. Vaieldamatu soosik number 1 oli Djokovic, ilmselt oleks võitnud selle, aga seal juhtus õnnetu kohtunik. Muideks nüüd oli ka ju lähedal. Vaat selle episoodi me unustasime ära. Kes oli lähedal? No Djokovic, kui ta lõi selle palli. See oli esimese nädala üks põnevamaid kohti. Ja tegelikult nagu suhteliselt tühja koha pealt. Tühja koha pealt ja seekord oleks olnud nii automaatne mahavõtmine. Sett murdega ees täiesti nagu mõttetu ja siis äkki. Külje palli poisi suunas ja see oli tal väga lähedal. Väga lähedal. Eks ta sai ise ka aru, võib-olla siis natuke, ütleme siis päris ausalt, siis ma ei tea, mis seal selle jumalaga värgid on, aga nii palju, kui Djokovicil see turniir vedas, ikka annab vedada. Võta see pallipoisi asi, siis üks tema jaoks väga ohtlik mängija Menšik on ju. Seda me rääkisime, et see on esimene ohtlik mängija jääb haigeks, eks. Siis järgmine 2-0 settidega taga, mäng läheb täiesti ühte väravasse, vastane vigastab. Ehk siis tegelikult oli nii, et selleks hetkeks, kui ta läks Sinneriga mängima, oli ta võitnud 9 päeva tagasi viimase seti. et temale oli see, ütleme, täis puhkus tegelikult kogu see Austraalia lahti ja pidi mängima ainult poolfinaali ja pluss veel väga hea tabelloosiga ikkagi, et esimesed ringid täitsa suht jalutuskäigud ja et ma mõtlesin, kuna te teate mu suhtumist Djokovic'i, siis ma mõtlesin, et millega ma olen jumala ära vihastanud. Et ta nüüd niimoodi teeb, poolfinaalis oleme ausad, et Sinner uskumatult kobalt kasutas oma võimalusi. Ainult üksi otsustav set on ju 8 breakpalli ja sa ei saa neid kätte ja teise servi tõrjevead, suured robustsed raamiga ja asjad, täiesti hea küll ma saan aru, et halb päev satub ja asjad nii edasi, aga isegi halva päeva juures sa võidad rohkem punkte, sa oled iga jumala statistilise näitajaga ja jälle tulla, mulle meeldib seda Rodiku podcasti vaadata. Rodik ütles hea lause, et kui keegi enne mängu oleks mulle ütlenud, et Sinner servib esimest servi 75%, võidab 86% esimese servi punkte ja kaotab, siis ta oleks hea meelega oma maja enne mängu ära andnud, et ta oleks majast ilma olnud. Need koefitsiendid olid ka vist, ma ei mäleta. Ühel hetkel oli 19, et see oli kogu see mäng tundus nii uskumatuna, et mina ütlen ausalt, et ma vaatasin ja ma ei saanud aru, mis toimub. Kuule, kas see kivi äkki pani tema peale? Ei, seda ma ei tea. Ma mõtlen just panustamist, et ja sa pead uurima, et äkki keegi pani. Aga see ei vähenda loomulikult Djokovic'i servis väga hästi. Servis muidugi poolfinaalis eriti. Ja minu jaoks üllatavalt hästi liikus. See on see 9 päeva. Ta oli värske ka, aga ikkagi. Ei, tal oli muideks, mida mainiti ka, on mainitud, et tegelikult tal vist eelmise aasta suves saati vist on vist uus üks füsio. Peaks olema uus ja seda on mainitud, et see on nagu väga head tööd teinud. Selge, et sellisel tasemel suvalisi mehi appi ei kutsuta, aga kindlasti on seal kogu see tiimi osa on ka seal, et ja ütleme niimoodi, et me teame sinu hoiakut, ütleme üldises plaanis, aga tegelikult tõesti Djokovic mängis ikkagi hästi, finaali kohta mul on praegu nagu raske öelda, aga seal oli see, et minu meelest tõmbas siis Alcaraz siis mingist hetkest selle mängu rohkem nagu laiali. Ja Djokovic'i tegelikult löögid läksid, ma seda just välgisin, läksid lühemaks. Ta enam see löögi pikkust ei olnud enam nii palju ja tõenäoliselt ikkagi tal see
mootor ka väsis ja eks Alcaraz tegi seal teatud muudatusi mängus ja no seal oleks võinud muidugi veel pikemaltki minna finaal. Nii või teisiti, ütleme, väga head mängukvaliteeti seal ei olnud ja ütleme, mis mulle kogu selle Austraalia lahtistele, kui ma nüüd väga hästi järgi mõtlen, siis nii Sinner, Alcaraz, Djokovic'i tegelikult head tennist ei näinudki. Tegelikult sellist A-mängu. No Djokovic'i puhul poolfinaal ikkagi tema jaoks oli kindlasti. Jah. Ja aga selle Sinneri Djokovic'i poolfinaalmäng võib-olla te nagu rääkisite seda, kindlasti põnev mäng. Selles mõttes põnev, ülipõnev ja muidugi Djokovic'i palling. Djokovic'il selles suhtes tõesti, kõik need murdepallid ka tegelikult müts maha, Djokovic ise mängis murdepallidel fantastilist hästi oma servi kogu aeg. Tal oli see statistika oli päris metsik. Meeletult hästi mängis tegelikult, kui sa vaatasid, et nii palju ei saanudki öelda, et nüüd Sinner ära oleks andnud. Djokovic tegelikult võttis need murdepalle päris ilusti seal. Aga ainuke asi, mis võib-olla tahaks natuke tuhka pähe raputada Sinnerile oli muidugi see teine set, kus ta ikka nii passiivseks peale seti võitu, teine set oli täitsa kummaline, kuidas ta oli nii kaitses, jooksis seal edasi-tagasi, nagu vastupidi. Ma ütlen, et väga palju asju tundus seda Sinneri enesekindlust, mida me oleme näinud, kus ta tekitab sellise traktori efekti. Seda terve see turniir ei olnud, et kuskilt ta midagi ilmselt tundis ennast ebakindlalt või ehmatas krambi asi teda ära, me ei tea ju. Ja me ei tea, me ei näe sisse ja minu meelest oleks võinud jälle selline, ütleme, mida Alcaraz kasutab ikka väga palju, et ütleme ikka Djokovic'i vanus ja ütleme need trajektoorid, kui see palli pääst stoppide löömine, võib-olla seda oleks võinud rohkem ja ikkagi veelgi rohkem võib-olla just seda mängu nagu laiali viia, et lihtsalt, et Djokovic hoidis seda palli, üritas nii pikalt hoida, et tal ei oleks külje peale ei oleks väga palju jooksmist. Et see oli nagu tema nagu oma taktikalist joont ikkagi nagu hoidis hästi. Ja muidugi publik, mitte mängija publik, aga ma mõtlen pealtvaatajad, et seekord oli Djokovicil oli ka päris kõva nii-öelda toetus. Ütleme, et täitsa uskumatu, jah. Ta ise seda ei saanud mainimata, et ja finaali järgne kõne oli siis Nadalile seal natukene, ütleme, tegi komplimente ja ütles, et kahju, et sind ei ole väljakul ja selline, neil on ikkagi seal oma side, ükskõik kui suured konkurendid nad olid, et see on selline. Mina olin 2012, olin koos Markus Kerneriga, vaatasime seda finaali koha peal, kui see Nadali ja Djokovic'i finaal oli ja kui te mäletate, tseremoonia ajal toodi mõlemale mehele toolid. Kumbki ei suutnud püsti seista. See oli täiesti ebareaalne, mängis nii tühjaks ennast. See oli vägev finaal. Ma tuleks tagasi Musetti ja Djokovic'i veerandfinaali juurde, kus vähemalt minu silmade järgi Musetti mängis 2 seti väga suurepärast tennist. Sellise tasemega oleks, kas tal oleks Sinneri Alcaraz'i vastu variant? See on jällegi nagu oleks, kindlasti ei saa öelda, et Musetti oli matši võitnud, seda ei saa öelda, oleks võinud kõike juhtuda, aga kahtlemata, isegi kui Djokovic oleks mingi limekombel sealt välja tulnud, oleks olnud ta teine mees poolfinaalis. See on just oluline fakt, et tal jäid need asjad mängimata. Djokovic on enne ka olnud 2-0, nii Musetti kui ka Sinneri vastu ja on välja võtnud mängud. Okei, see mängupilt oli selline, et asi oli ikka üsna lootusetu. Aga ütleme, mäng ei olnud läbi. Kuni vigastuseni oli, siis see tundus ja mis oli eriti, et minu arvates oli Djokovicil natuke mast maas. Ta kuidagi ei olnud üldse sellist... Ei olnud nii fookuses. Need 0-2 kaotusseisudest välja tulnud, on tal olnud selline keha aga selline tunnet, nagu tal ei olnud relva, ta ei saanud enam minema teed. Ma võin suga 5 tundi veel mängida, ma tulen välja, aga seal oli nagu natuke lootusetu nägu. Ja tegelikult see Musetti mäng üldse, ta on ka selline, mulle meeldib vaadata tema mänge, kogu see... järele jäänud ainuke ühekäeline. ja ta varieerib selle tagakäega. Vahel on mul küll selline tunne, et see ühe käega tagakäsi alt, ma mõtlen Federeri ajal ka oli, et ma vahest, kui need põnevad mängud olid samas Austraalia lahtistel see imeline finaal Nadaliga, see oli vist kas 2017 või mingi see see oli ka megafinaal muidugi, kus Federer tegelikult oli mitu korda oli seal suhteliselt nagu trammi all, eks on ja aga just see ühe käega sa nagu vahel vaatad, et kas nüüd tuleb eksimus või ei tule või kuidagi selline kogu aeg selline endal ka vaatajana on ebakindel tunne millegi pärast, aga Musetti mäng mulle meeldib ja ma väga loodan, et see mees et tal on sageli vist ikkagi olnud suhteliselt ka hädane. Suhteliselt palju viga.
et kui ta selle poole nagu saaks nagu paremini tööle oma masina värgi, et ka selline atraktiivne mängumees ja tema mäng on kihvt vaadata. Teda on põnev jälgida just eelkõige selles mõttes, et ta on arenev mängija, ta on edasi läinud, ta läheb praegu kogu aeg paremaks, et see on just põnev, sama saab ka natukene öelda Deminoori kohta, on ka põnev ja loomulikult ka noor Lerner Tien on huvitav, aga just, et mõned mängijad on nagu, kuidas öelda, paigal, mängivad, aga midagi ei muutu, midagi ei juhtu, et kui sa midagi ei muuda, siis tulemus on sama. Natukene pressikonverentsil tegelikult oli Deminoor ka mures ühe asja pärast, et ta on paigal. Jah. Ta oli näha, inimene oli kurb, ta ütles, et ma olen meeletult töötanud asjade kallal, mis peaksid minema paremad, aga tänane mäng tõestas mulle, et need ei ole läinud paremaks. Ja et umbes, et mul on mõtte kohta väga palju, et mida teha, et asjad, eks see Deminoori fantastiline liikumine, aga sinna juurde ikkagi, ütleme sellise poweri puudumine on ilma selleta sa ei tee seda. Servi on vist natuke ikkagi parandanud, eks on ju. Kõik, aga see paar trepi astet, ütleme. See on nagu trepi jooks, eks on ju, see jooksed ja siis on sul veel, sa oled juba jumala läbi ja sul on veel 3 astet vaja või seal 1 või 2 astet veel ja võt sinna ta kuidagi nagu, tal on nagu sein ees ja ma ei näe ausalt öeldes. Ei näe, kus see paraneda võiks. Jah, ma tahaks, aga... Hästi sümpaatne mängija, väga tahaks, aga tundub nagu Mission Impossible. Ja. Aga meeste tenniselt üks pull fakt, ma ei tea, ilmselt teil lipsas ka see läbi. 1. veebruar on üks igavesti kihvt päev. Federer võitis 22-aastaselt 5. esinemisel Austraalia lahtised. Nadal võitis 22-aastaselt 5. esinemisel Austraalia lahtised. Sinner võitis 22-aastaselt 5. esinemisel Austraalia lahtistel. Carlos Alcaraz võitis 22-aastaselt 5. esinemisel. Nii et numeroloogial on mingisugune väike asi ja nendest 4 mängust 3 toimusid 1. veebruaril. Kas sa mäletad, tuleb sul Alo meelde üks teine numeroloogia, me ükskord rääkisime, oli ka Sinneriga ja Federeriga seotud midagi? Aga ma ei mäleta, oli ka mingi täitsa kummaline asi, me nagu täitsa... Pullid asjad, et inimesed viitsivad neid välja otsida, aga selline... Sellest numeroloogiast ma saan aru, aga kui ma käisin aasta sportlaste sel galal, meie Jooka president tegi ka mingi numeroloogia alase sõnavõttu, millest ma ütlen ausalt, ju siis ma olen nii rumal, millest ma ei saanud peaaegu üldse mitte midagi aru. Aga see on niisugune väike repliik aga jah, need on huvitavad, et tekivad üldse sellised, on ju, sest see ei ole niimoodi, et nagu 2 juhust või et siin on nagu rohkem ja üldse see vanuseline moment, et sellises vanuses jah, juba nii palju neid slämme võitnud Alcaraz, et jah, oleks ennem turniiri teadnud seda fakti, on ju, siis oleks suhteliselt kindlalt raha pannud Alcarazi peale. Et sa ju näed, et finaal toimub 1. veebruar, sa näed, et Alcarazil on see 5. üritus, sa näed, Alcaraz on 22-aastane. Aga kui te mäletate, kui me tegime siin Austraalia lahtist sissejuhatavat saadet, siis me ütlesime, et seal on 2 faktorit. Kõigepealt esimene asi on see, et Alcarazi Sinneriga juhtub midagi tervisega, et need finaalis ei kohtu. Ja nüüd juhtus tegelikult mõlemaga. Jah, teine faktor on see, et Ferrerot ei ole koha peal, mis võib selle tekitada, et nad ei jõua mõlemad finaali just Alcarazi puhul, eks ju, ja siis on alles teised mängijad. Aga juhtus see, et mõned teised mehed olid vigastatud ka lisaks nendele, nii et... Aga ma tundub, et see ikka see Lopesiga, tal on selline mingisugune eriline ikkagi kas ta eriline on, aga ta on samas tiimis olnud. Tegelikult ega Ferrero lahkumisega väga palju ilmselt ei muutunud. Jah, aga ma veel kord ütlen, Alcaraz ei näitanud sugugi oma mängu, mitte üheski mängus. Jaa, selles mõttes on huvitav, et ta võitis lämmi mitte oma kuidagi oli nüüd, kui jah, sellelt vanuse taustalt või asjalt, siis võib-olla Djokovic'i mäng oli natuke parem, kui ma ootasin. Ja Sverevi mäng natuke parem kui poolfinaalil, kui ma ootasin. Ja Wawrinka muidugi. Wawrinka on selline, et sa lihtsalt ei tea, mida enam oodata. Aga väga-väga üllatav loomulikult. Ja kui me räägime vanusest, siis mina Djokovic'i puhul nagu väga kogu aeg on see vanus siin, vanus seal, no mis siis on? Sama vanalt Federer oli 2 matšpalli Wimbledoni finaalis Djokovic'i vastu. Ja nagu sa ise tegelikult ütlesid, et mõnes mõttes Alcaraz ei võtnud ära seda Sverev vastu, vaid Sverev andis selle jälle lõpu. Tegelikult Sverev andis selle lõpu, see ei olnud Alcarazi meeste mängus oma serv, 210 servi all, seal tegelikult Alcarazil nii nagu Rõbakina lõpetas. Oleks Rõbakina servid oleks korras olnud.
jah. Ta oleks pidanud siis kutsuma sealt sellel hetkel oleks pidanud platsile Rõbakina kutsuma. Ja, Rõbakina oli vaba päev. Mulle see nii meeldis, see oli nii ilus lõpp. Aga jõudsimegi naiste juurde või sul on veel mingi küsimus meeste? Ma küsiks selle ka ära veel, mis juhtus teie lemmiku esiteks Aleksandr Bublikuga ja mis juhtus Danil Medvedeviga, et mõlemad ei pääsenud isegi veerandfinaalis, et vastavalt Alex de Minorile ja Lerner Tiinile ka. No ei ole veel valmis ikkagi, see on üks asi aga publik istus just pärast, ma ei tea, kas ta istus, aga läks publiku sekka. Jah, et selles suhtes publiku suhtes võib-olla midagi väga imestatavat ei ole. Ta ei ole nagu slämmi mängija, ma ütleksin nii. Roland Garros veerandfinaal, ütleme ringikesed oleks võinud veel võita, aga ma oma ennustustes ka teda kaugemale ei pakkunud ja ta võib üllatada lihtsalt seal turniiri käigus. Tal on seda head perioodi olnud 9 kuud ainult, et las ta nüüd harjub selle hea perioodiga. Aga ma arvan, et talle ei sobi ka sellised mehed nagu de Minor. Jah, kindlasti iga jumala palju tuleb tagasi. Ta ei taha sellist tennist mängida väga kaua, ta ei kannata seda eriti. Aga muuseas ta ütles ennem turniiri seda. Et ma tean, et mul tulevad vastased, kes üritavad seda muna mängus hoida, mina talle seda ei luba. Just. Ma panen silmad kinni ja löön, tuleb ei tule. Aga mis kattel üldse, ikkagi kas on teoreetiliselt, ütleme, vaadates publiku mängustiili, et ikkagi, kus tal üldse nii kõige rohkem variant on ikka Wimbledon. No jah, aga arusaamatul kombel parim Grand Slam siiamaani on Roland Garros. Jah, ei no see või nagu Margus juba ütleb, Roland Garros, mis on vist õige. Ja sul on ja tal on õigus, sellepärast, et tegemist on esiteks nimega ja kirjapildis. Roland Garros on õige. Roland Garros isegi vist niimoodi. Nii et näed, olid tegelikult küll jah, Medvedev ja Bublik sellised mehed, kes olid väga heas vormis just kui enne Grand Slami ja oleks võinud tõusta. Peab mainima ka seda tegelikult, et Bublik pääses küll top 10, aga 2 meest on tegelikult praegu ikkagi eemal, kes oleks ka, ma arvan, top 10 väärilised, nii Rune kui ka Draper. Et natukene võib-olla teised mehed on saanud krediiti selle eest, et neid mehi täna ei ole. Ma usun, et need aga selline see sport on. Selline sport on, jah. Aga millal on mingit infot, sa vaatad rohkem neid podcast'e, et millal nad võiksid tagasi olla? No Rune praegust on siis alustas mingi nädal-2 tagasi väljaku peal juba, jah. Liikuda väga veel ei saa, aga ma vaatasin isegi juba saab kasutada jalgade jõuülekannet ja asjad. Ja Draper oli küünarnukk vist minu arust. Küünarnukk või õlg? Küünarnukk või käega oli tal mingi teema. Küünarnukk on võib-olla natuke parem kui õlg. Õlg on ikka, kui see õlaga jah. Aga no Rune seda liikumist ja seda ma usun, et ennem poolt aastat ei tule midagi kõne alla. No räägiti Ameerika lahtistest, et see võib-olla on reaalne. See tundub, võiks mängida võib-olla sügisel, et enne ta tõenäoliselt ei võistla. Kas Austraalia lahtised võitsid sellisest finaalist, kus mängisid omavahel Djokovic ja Alcaraz? Ma ise olen arvamusel, et seda Sinner Alcarazi duelli saab veel aastaid mul poeg helistas just enne poolfinaali mulle, me arutlesime sellel teemal ka aasta, et see oleks olnud teistsugune ajalugu, et see oleks olnud siis nüüd 4. samade meeste finaal järjest, eks? Ja tuuakse erinevaid numbreid igasuguseid välja, et praegust on neil kõige suurem see 2 mehe straik on ju tulemas, on ju. Rekord oli siis, kui ma nüüd ei eksi, Federeri Nadali käes on ju 13 Grand Slami järjest 2 mehe käes on ju. Aga see oleks olnud kindlasti rekord 4 finaali 2 mehe vahel järjest on ju. Mida oleks põnev olnud vaadata, et kui kaugele see asi minna võib, on ju. Vaata, me räägime spordis ju kogu aeg mingitest rekorditest, on ju. Ütleme, praegust on 9 turniiri, on ju, 2 mehe võidud, on ju. Mina arvan, et sellega nad löövad selle rekordi ära. Ma arvan, see aasta kindlasti 1 neist 2 võidab kõik turniirid. Põnev, kas võitis või võitnud, seda sõltub inimesed, kellelt küsida. Minu jaoks kaotas. No muidugi eriti absurdne tundub, kui me enne turniiri oleks rääkinud, et kui lähedal oli stsenaarium Zverev-Djokovic finaal. Ja kujutad ette, kui Zverev oleks püüdnud oma esimest ja Djokovic 25. Võt see tegelikult oleks põnev olnud vaadata, mõnes mõttes oleks väga põnev olnud vaadata. See oleks väga paljuski mentaalne võitlus. See oleks kihlved olnud, kus mina oleks oma maja kaotanud, ütleme, et Rodik oleks selle teisega.
ja ütleme, siis mina ütleks, et siis oleks olnud nagu Djokovic väga-väga lähedal selle 25. Just mentaalses mõttes, mida Zverev oleks seal väljakul võinud teha. Et mõnes mõttes oleks isegi, on ka natuke kahju, et seda finaali oleks päris huvitav vaadata. Seal oleks raudselt mingid pilkude mängud olnud ja kõik see 100% olnud. Aga sellise muinasloona see oleks ilus olnud ühele 25 või teisele esimene. Intriig oleks kõval. See oli nii lähedal. Ma just mõtlesin, kui ma vaatasin tabelis veerandfinaali, mõtlesin Djokovic'i peale. Musetti, Sinner, Alcaraz. Tundub võimatu. Mission impossible, absoluutselt mission impossible. Ja siis ta on finaalis. Et noh, ei ole keerulisemat asja tennises, kui tal jõuda sealt finaali. No tegelikult isegi mitte veerandfinaalist, vaid tegelikult 16. Ja tegelikult 16. Menšik, Musetti, Sinner, Alcaraz. Kuidas? Ja näed. Jumal otsus teha niimoodi, et sai vaba nädala. Kas mitte sel korral ei olnud Djokovic Alcarazi vastu lähedal? Mul endal küll oli tunne pärast esimest seti, et kui Alcaraz kuskilt juurde ei pane, Djokovic sarnaselt enda kohta Alcaraz mängis, nagu ma ütlesin, tegelikult terve turniiri A-mängu polnudki, on ju, aga tegelikult oli kogu aeg näha, et kui Alcaraz kasvõi natuke, sa ei saa lõpmatuseni halvasti mängida. See on kuskil on ikkagi... Ta võtab selle tagataskust ikkagi selle, mis tal on. Ja ausalt öeldes natuke isegi tekkis selline tunne, et Djokovic võttis juba seda Sinneri võitu nii kui ja Djokovicil ikkagi ärge unustage, oli 4,5 tunnine mäng all. Mis oleks olnud ka Sinneril suur edu, kui oleks Musetiga mäng all. Et see oli nii suur üllatus tema jaoks ka, et ta ütles ka, et see ongi juba nagu Grand Slami võit, et ta Sinnerist jagu sai, et ta ei olnud isegi üllatavalt, vaadates, kui ta kõnet, mida sa natukene seal peale mängu istus, võib-olla veidi tõsisema näoga. Rahulik oli kuidagi. Jaa, ütleme ükskõik, mis sul ambitsioonid või olla, sa ikkagi sa objektiivselt ju ka hindad. Ja pluss veel kord on üks hästi huvitav statistika, et Alcaraz on vist mänginud 19 mängu, mis on üle 3,5 tunni läinud. Ja on kaotanud ühe. Ehk siis, kui see mäng oleks isegi pikaks läinud, võiduvõimalused. Kuidagi, kõikides nendes five-setterites kuidagi see Alcaraz kuskil leiab selle, ma ei tea. Ta on siin natukene Nadali sarna. Kas see oli Wimbledoni finaal või? Wimbledoni finaalis see oli hästi pikk mäng. Sinneriga? Ei. Või Djokovic? Wimbledoni finaal Djokoviciga oli. Ja see oli siis, mille ta kaotanud on? Ei, selle ta võitis. Aga sa ütlesid, et ühe on kaotanud. Ma ei tea, need ei ole tähtsates mängudes. See oli 2012 Austraalia lahtist. 2022 Berrettiinile. Ma ei tea, mis ring see oli. Berrettiinile. Jah, oli seal mitte väga veerandfinaalid, poolfinaalid, aga ta on kuidagi kõikidest nendest five-setteritest välja roninud. Et sellepärast ma arvan, et ega tegelikult, kui Alcaraz ühe seti juba võitis, oli see mäng läbi. Naiste turniiris ka mõned sõnad, et Sabalenka oli finaalis Rybakina vastu otsustavas setis 3-0 peal. Võib öelda, et käkerdas ise ära. No nii nagu eelmine aasta 3 Grand Slami. Jaa, aga teisest küljest jälle vaadake, mida Rybakina tegema hakkas. See oli täpselt seda, mis mängu alguses, mis mind üllatas, esimene game break, 3 praktiliselt tõrjevinnerit. No nii kui jäi teise servi peale, mõnes mõttes mõlemi puhul, aga kui jäi teise servi peale, sealt ta ju, ja mängu lõpus ka veel vaatkus tõrjus, et tegelikult, ütleme, Sabalenka, põhimõtteliselt mängus väga palju otsustaski see, et kui ma ei ole, tõesti ei vaadanud neid protsente, kuidas see esimese servi õnnestumise protsent oli, aga kindlasti see oli üks võtmekoht, et ikkagi meeste tennises üldjuhul sa ei näe päris tipus, et seda teist servi niimoodi järjest võib-olla lihtsalt lüüakse maha, et see kontrast on nii suur. Ja nii veenev lõpp 5-4 pealt servida turniiri võidule. 3 serv-vinnerit. Ta on hästi kontsentreeritud ja korra võib-olla näitab niisuguse hetke emotsiooni, kui Sabalenka kõnnib seal võib-olla edasi-tagasi, tal on veel see mingisugune mõju on veel mitu punkti hiljem, eks on ju, eks nagu sa ütlesid, drama queen, et on tal selline joon. Sa kuidagi Sabalenka järgi näed ja see ei ole esimene finaal, vaid eelmine aasta oli ka neid, sa näed, et mingil hetkel on ta täiesti fookusest väljas. Jaa. Et kuidagi tuleb neid järjest siin-seal siis oma boksi poole vaatamist, mulisemist, asjad nii edasi, et tegelikult, kui sa võtad puht mängu järgi hakkad vaatama, et ega väga keegi ei tohiks talle vastu saada. Nõus. Ehk siis ta saab kaotada ise endale. Eelmine aasta kaotas
aga iseendale on ju. Kas tal on ka natuke siuke staari haigus või ma ei tea, võib-olla see on liiga karmilt ma arvan, mitte natuke, vaid palju, aga ma üritan alati pehmendada. Aga isegi kõik jätta see kõrvale. Isegi see, ta on tegelikult naiste teenises, ma arvan, puht mänguliselt täna ja panen füüsiline, panen kõik asjad sinna juurde. Ja nii nagu ta Austraalias ka tõestas kuni finaalini, praktiliselt peaks traktori tegema igal ühele. Valgevene oma. Ja nad tootsid, muuseas nad on omal ajal väga hea traktorid ja Sabalenka on ka väga hea. Aga kuidas ta suudab neid kaotada? Nüüd on juba 4. finaal aasta jooksul. Ei, üks oli poolfinaal, Wimbledonis vist. Aga neid turniiri lõpufaasis leida see oma miinusmäng üles, ütleme, et ikkagi, nüüd Austraalias ikkagi kuni finaalini, oli vist 1 set, 7-6 või 2, aga põhimõtteliselt ei olnud kellegil mitte midagi üheskis asjast kaasa rääkida. Ja tundus juba, ja ma ka ütlesin oma heale sõbrale Märt Kivirahule otsustavas 3-0 pealt, ma ütlesin, Sabalenka ikka võtab ära selle. Märt süüdistas tennise mitte tundmises ja kuna see ajastus ütlemisel oli nii halb. Ta viibib sinust rohkem tennise väljakul viimastel aastatel. Kusjuures huvitav, et hommikust õhtuni. Et naiste ja meeste turniiril natuke nagu sama süsteem või sama muster, et veerandfinaalid vaatad kõik paigutatud mängijad pluss üks noor, Tien. Ja täpselt sama lugu naistel, kõik paigutatud mängijad ja Jovic, noor Jovic 18 aastane, täpselt samamoodi, et selles mõttes mis selle Austraalia lahtisel natukene huvitavamaks tegi, me ennem siin rääkisime ja ma julgesin öelda, et minu jaoks üks kõige ebahuvitavamaid Grand Slam viimaste aastate jooksul, aga hästi mitmed noored kerkisid esile. Nii meestest kui naistest sellised huvitavad mängijad, ütleme, et väga palju seotud ülikooli tennistega on ju. Ühel vennal jäi vist 150 000 palgatšekk saamata on ju. Et põnev, hästi palju põnevaid noori, võtame seal 3 või 4 Tšehhi isegi. Mul ei ole kõigi nimed isegi meelde jäänud. Et sellised 18-19 aastaseid, neid on riburada tulemas. Kas nad nüüd selle esiotsa kätte saavad lähiaja jooksul, seda ei tea. Ja teistest noortest muidugi Fonseca väike pettumus ka. Fonseca väike pettumus ja minu arust ka võib-olla täiesti amatöörlik viga Kaufi tiimi poolt, et see oli täiesti masendav, kuidas oli isegi naljakas vaadata, kuidas Kauf jookseb oma 3 reketiga pallika juurde ja siis pärast räägib, et esimest korda mängisime katus kinni ja tal lihtsalt ei ole õige keelestusega reketit. Sellisel tasemel mängijal on 12 reketit kotis, sa ju tead, et sul on teistsugused tingimused, pane ja valmista ette ja siis mängu ajal hakkab äkki mingi jooksmine pihta. See oli täitsa naljakas. Ta ei saanud palli väljakusse praktiliselt ju seal. Ja üldse tegelikult Kauf on, ütleme, nüüd on ka vanemaks saanud ja varem, oli selline, ikkagi hoidis emotsioone nagu suhteliselt ikkagi pigem hästi, eks on ju. Nüüd ta ikkagi, tõesti, see oli valus kaotus. Aga see oli treenerit tapsakas, see isegi mängija, aga treenerit peaks ju teadma seda ettevalmistada. Aga nad peavad ju kommunikeerima. See oli näljakas, et täitsa kumma. Pigem tiimi apsakas, ei ole treener ja mängija, et mängija peaks ka näitama, ütleme, neid asju. Et selles suhtes, et halvast olukorrast välja tulla, sest halbu üllatusi tuleb alati. Aga lasta endast sellest häirida ja Kauf oli nagu umbes, et ta ei kuulnud sinna, ta ei saanud aru üldse. Ei saanud aru, toimub. Aga kuna Svitolina, siis mul oli hea meel. Rääkideski Kaufi mängust pärast tema kaotust tekkis selline väike teema tenniseringkondades, kus video peale jäi tema kurikurus reketi sodiks peksmine ja hakati arutlema selle üle, kas mängijaid peaks igal sammul selle Austraalias filmima või mitte. See ongi see sama moment, et kuni selle hetkeni polnud turniiril nii palju neid intriigi momente ja siis nopitakse igast asjast. Mina ei tea, on mängijad, ma ei saanud sellest aru. Ma ka ei saanud aru sellest. Okei, ma sain aru, et tekitati tookord skandaal sellest, kui seal Sabalenka seal õbekandikule midagi riietusruumis seal midagi piserdas. või tema tiimist või seal imiteeriti mingeid asju. Sellest ma saan aru, see on inetu. Aga kui mängija on nii kõva, et suudab frustratsiooni vältida väljakul, kuskil väljaku teede peale, siis läheb kusagile nurga taha ja mingi kaamera leiab ta sealt üles mingi asjad. See on nii absurdne, see on nii nõme, see on nii, aga samas saad jälle aru inimesest, kes selle
lindi enda kätte sai, et küll oleks tore seda maailmale näidata. Palju neid klikke ja mida iganes. Nagu nii ja naa, no ma mõtlen, ma mäletan, publik mängis Musetiga finaali siin enne seda Austraalia lahtist. Tagus reketid tükkideks, ise tunnistas ka pärast, ütles, et ma tundsin, et ma panin kõik negatiivse sinna sisse, tegin selle teo ära ja pärast seda mängis hästi võitis, eks. Noh, ta teab ju, mida ta saab selle eest oma karistuse, aga ta arvestab sellega. Ma päris ei ole nõus, ütleme, tema arvestab, see tema karistus ei loe. Et kui mängija teeb seda siiski väljaku peal. No see on väljaku peal, ma ütlengi, jah. Praktiliselt kõik on patustanud, siis ta lugematu arv 10-aastaseid vaatab seda. No seda küll, jah. See on see kui on halb, jah. See on see küsimus. Ja see on üks põhjus, mis Nadal ütles, tema jaoks oli hästi tähtis esimesest päevast see, perekondlik kasvatus ja asjad ja nii edasi, et ta ju on eeskuju. Ta on kellegile eeskuju. No seal omal ajal ju, kas see ju ema pani ta paika kunagi. Päris noorest peast. See oli 12-aastaselt, jah. Ta ütlesin, muidu on finito. Ja et kui ta ükskord veel kuuleb seal Nadal mingil noorteturniiril käitus halvasti, ma ei tea. Siis on lõpp, siis tennisel on lõpp. Ema ütles, et kui ma kas või ükskord pean su pärast häbi tundma, siis sina enam tennist ei mängi. No aga ega Borgil oli ka ju, mitte päris sama oli... No Borgil oli tenniseliidu karistus. Jaa, seal tenniseliit ja treener, ütleme, aga ütleme, pandi ka ühel hetkel pandi paika nii-öelda. Ja sama oli ka Federeril 13-aastased. Ka võistluskeel. On üks erand on maailmas muidugi. John McEnroe. Aga vaata, McEnroe ei olnud reketi lõhku. Ei, seda küll, ma ei räägi reketist, aga üldse niisugune võib-olla frustratsioon. Igasugused see vist ametlikku rekordite raamatut ei ole, aga igasugused rekordid on Saafini käes reketitega. No see on selge, see on üldse kahtlus. Sinna ei saa keegi ligi lähedal. Ma mõtlesin, et Andres Peetsiga, okei. Ei, temaga, selle võime vahelduseks ühe loo rääkida. See oli niimoodi, et ma mängisin ükskord Kadriorus temaga ja siis ta lõhkus reketi ära, ta ütles, et see oli tal 56 reket vist ja kes tribüünil oli Pabola nagu ekstra trennile kohaldud maale tooja ja võeti kohe kotist reket välja, anti uus reket tasemele. Selle kohta see Pabola maalda Enbäära, kes ta ütles, et ta võiks rahulikult oma putka kinni panna, kui ei oleks Andres Peetsi. Tervitame Peetsi. Jah, tekitab ühe kõige suurema käibe osa. Siit saab saatele pealkirja. Ei ära jama. Kokkuvõttes ma arvan, võib öelda, et Rõbakina võitis turniiri teenitult, et mulle enne finaali jäi silma fakt, et pärast eelmise aasta Wimbledoni enda üldse VTA tuuril kõige rohkem üksikmänge võitnud mängija. Mängibki kihvti tennist. Ja ta suudab rahulik olla. Väike auk mõned aastad, aga tema mängu on nauditav vaadata, ta on nauditav persoon, selle Sabalenka kõrval on kõik tagasihoidlikud, aga ta on ka tagasihoidlik, selline sümpaatne mängija, kellele pöialt hoida ja nojah, ja siin jälle kisuti skandaal üles, et vahetas riiki ja läks teist riiki esindama ja nii edasi, aga fakt on see, et Venemaa tenniseliidus sama põhjus nagu publik on ju, eks on grupp mängijaid, kellele antakse toetused ja teised on ukse taga kõik. Ja kui sa sealt uksest sisse ei saa, siis sa pead ühel hetkel teatud vanuses, Rõbakin oli ka vist 18, aga publikul samamoodi 19 on ju. Sa pead ühel hetkel otsustama, kas ma pakin pillik kotti ja kui kõrval on Kasahhi ja see aasta ülivõimsalt ka Usbeki on ju, ostab mängijaid kokku on ju ja annab sulle kõik. Ja Austria. Või Austria, aga ei, Usbekid ostsid 3 tükki praegust maailma 100 mängijat on ju. Et see on nagu minu arvates okei. Mängija selles vanuses peab mõtlema endale. Ta peab mingi otsuse langetama. Mina ei pahandaks isegi oma poja peale, kui ta näiteks Dubai kodakondsuse või Emiraatide. Sul meeldib seal käia kindlasti, jah? Pole kordagi käinud. Okay. Et kui ta võtaks selle kodakondsuse sellepärast, et saab mängija karjääri jätkata, why not? Ja Rõbakina tegelikult ju vahetas, kui ma nüüd ei eksi, 2018. Nii et sellest on ikkagi juba ka aastaid, et... Nojah, ma lihtsalt ütlesin, et seekord jälle võeti. Aga kui see residents, ta muuseas on ju minu teada resideerub Dubais. Igapäevast. No okei, see mitte vahet ei ole. Ta peab mõtlema enda. Ei, no ma lihtsalt selle sinu Dubai näite peale. Samamoodi ka Satkina läks nüüd Austraaliasse ja asjad, et oma eluga lõpuks rahule joonele saada ja see on kõik okei. Loeb ikkagi mängija tema isiksus ja Rõbakina puhul ükskõik, mis asja me vaatame, minu arvates oleks ta maailma kõige sümpaatsem esireket. Andis ta tervet hooaega silmas pidades väikest viisi tormihoiatuse? Kindlasti, jah, kindlasti.
eriti Wimbledoni ette vaadates ja asjad liivaperioodiga ma ei ole kindel, aga praegu profituur on ikkagi 90% kiirema moelised katted, nii et põnev, minu silmis niimoodi raketina. Davis Cupist räägiks ka paar sõna. Nimelt Eesti tennisemeeskond kohtub siis eeloleval nädala lõpul võõrsil Namiibiaga 1600 meetri kõrgusel keskkõrgmäestikus. Tuleb kerge jalutuskäik eeldusel, et meil 3-4 parimast mängijast ei ole või võib minna isegi raskeks seal. No ja kahju muidugi, et Daniil ei ole, aga ei usu. No ega okei, ma Namiibia mängijatest väga palju ei tea, ma vaatasin lühidalt nende profiile lihtsalt, et aga ei usu. Ma arvan, tähendab, mida ma nüüd ei usu? Ma tahtsin öelda, et ei usu, et raskeks läheb, ma tahtsin niimoodi öelda. Namiibia muuseas on huvitav riik, ta on selline pikk riba ja tegelikult, kui ma ei eksi, see oli Saksa koloonia kunagi. Et seal on päris levinud saksa keel näiteks, kui rääkida niisugust natuke teistel teemad. Aga ei, ma lihtsalt ütlen, et seal on tegelikult, neil ei ole võib-olla aega, aga seal oleks huvitav ka pikemalt aega viibida, tähendab turvaline ka suhteliselt. Aga jah, loodame, et see tulemus tuleb positiivne. Sa mäletad, meil oli tennise saade? Jaa, aga ma arvan, et vaata kaasajal on niimoodi, tuleb vürtsitada natukene. Kuulge, aga seda Davis Cupist rääkides, nüüd on meil praktiliselt 2 meest praegu sealt 150 hulgas piiri peal ja mõtled, et ma isiklikult ülimalt igatseks neid ägedaid koduseid mänge, me võiksime ju mängida juba väga kõrgel tasemel, aga sellest on ju juttu olnud nii palju, aga lõppkokkuvõttes me peame ju paari mängima ja kui me paari mängida ei oska, siis meil ei ole Davis Cupis midagi teha. See oli vist oligi Usbeki vastu. Ükskõikele vastu, aga kui meil ei ole seda, meil ei teki seda paaris mängus, see on keeruline. See on alati otsustav. Ja mis on sageli Eestil just olnud ju läbi aegade tegelikult, on just paaris mäng olnud meie selline... No mingi liigani me võime ka 3-1 üksikmängudega minna, aga jah, ei, ma olen suga reha nõus. Et mida me teha saaksime? Mida me üldse teha saaksime? Usu mind, sina mitte midagi. No vot ei, ma mõtlen üldse Eesti tennises, mida me teha saaksime, et me suudaksime, sest me jäämegi seal tiksuma kahjuks ilma paarita, nii ta on. Võib-olla nii katastroof ka ei ole. Loodame, et nüüd Ojakeer ikkagi natuke seda paari matsu jagab, ja loodame, et USA ülikoolis on hästi paaris mäng väga tähtsal kohal, et nüüd mõned aastad saab praktikat ja ma usun, et saab paaris väga kõvaks tegijaks. Jah, seda on väga vaja. On. Samas Mark ja Daniil ju ka nüüd tuuritavad täpselt samadel challengeridel suhteliselt, et seal saaks ka seda kokkumängu liikida äkki. See on ebatõenäoline. Vaata, paaris mäng on selline üks naljakas mäng, et selles suhtes, et seal väga palju üksikmänguga pole pistmist. Kui me nüüd päris tiputasemele paaris läheme, et vaata meie sõpra Heliovaarat, seda liikumist ja olekut ja asjad ja nii edasi ja siis ikkagi tulles tagasi meie Davis Cupi paari juurde nüüd paarismäng ei ole selline, et ma olen hea üksikmängija ja nüüd ma mängin head paari. On mõningad erandid, Rafa Nadal mängis super paarismängu. Federer tegelikult. Federer jah, kindlasti ja nii edasi, aga ikkagi mitte võrdluses üksikmäng paarismäng on ja see paarismäng tasandab ikka. Sellepärast vahest ma muideks paarismängu, mul on isegi kahju, et paarismängu on niisugused kihvtid mängud, et neid võiks ka isegi rohkem vaadata. Tegelikult kui sa koha peal käid turniire vaatamas ja kindlasti lämmi turni, seal on vahest need kihvtid paarismängud. Õnneks nüüd on hakanud näitama selles suhtes. Vanasti rohkem, ütleme, Eurosport ka ei tahtnud näidata paarismänge, aga nüüd nendel üksikmängu vabadel päevadel sa näed paarismänge kogu aeg ja see on iseenesest hea. Kunagine Wimbledoni seal ainsa slämmi võitja, see Bartoli, see oli 5 aastat tagasi, võttis sõna, et milleks üldse seda paarismängu, ta ise tõenäoliselt vist ei osanud seda üldse mängida. Või nii päris ei saa öelda muidugi, aga võttis sõna, et milleks seda paarismängu on vaja, et võib-olla äärmiselt ainult slämmi turniidel, aga seal on see tegelikult, see on üldse eraldi teema tegelikult, võiks vahest võib-olla üldse rääkidagi sellest paarismängu. Meeste tipp-paarismängu on ikka super. Täpselt super vaadata ja kui me vaatame läbi ajalugu, me oleme neid Davis Cupi matše vaadanud, eks on ju. Need ulmelised mõned ka mängud, kus Eesti paarid võitsid ja see emotsioon ja kõik, kes on kuidagi ja just see paarismängu, need, kes mängivad heal tasemel,
sa näed, milliseid nippe kasutatakse, kuidas lepitakse kokku, kõik need, kui mitmekülgne võib see mäng olla. Ja kuhu seal ütleme, kõik see, kuhu see ervitakse, kõik on nii läbi mõeldud, läbi töötatud ja samas ka mäng ise pakub vahest selliseid lahendusi, kus tuleb hästi kiiresti otsustada, see on, tegelikult on see väga kihvt ja sa ütlesid väga hästi, et nad ikkagi nüüd on hakanud ka näitama, et vaadake vahest, et võib-olla mõnedel on eelarvamus, et ma paari vitsi vaadake seda tipptasemel paaris mängu, see on väga huvitav tegelikult. On küll, jah. Mis seal ikka, ma arvan, et tõmbame siit kohalt poole sõnaga Linka ja see nüüd üksikmängust tahaks kõik. Poole sõnaga tahaks ära mainida, et meil oli nüüd eile ka üks ilus asi, et Liisa meie mängis Petitsi finaalis ja kaotas küll matšpallidelt, aga see on selline turniir, mida maailma tipud on kõik alati võitnud ja hea märk tulevikku. See on teatud vanuses ju number 1 turniir praktiliselt. Ja me peame ära mainima, et meie esireket Malõgine võitis elu suurima turniiri ju. Nii et häid asju Eesti tennises on. Ma vaatasin, kus juures live edetabelis 344 ehk. Malõgine? Jah, 20 kohta karjääri parimast. No praegu võiks reissi ka vaadata meestel. Reissi, kus juures. Pakkuge mitmendal kohal Danil Klinkan reis edetabelis. No esisajas on ta kindlasti. Ta oli vahepeal 53. Vahepeal oli 53, ma tean. Mingi 7-80 punktiga võib olla seal, ma ei tea. Aga meil võis ju... Kas oli nii, et võidu korral... 45, jah. Aga kas oli niimoodi, eks on ju, et kui eile oleks Klinka selle finaali Rodoši vastu võitnud, siis oleks meil, kas meil oleks vist vahetunud esireket? Eile oleks vahetunud, jah. Ma nägin seda teist setti, ma vaatasin. Aga ma usun, et ta vahetub selle lihtsal põhjusel, ma vaatasin Klinkal väga palju punkte suve alguseni kaitsta ei ole. Ei ole, jah. Seal on üks 25 ja üks mingisugused. Tal oleks tegelikult oluline nüüd, jah, see on esimene poolaasta ka neid punkte noppida, sest et tal on päris palju vaja seal kaitsta ka. Aasta lõpus on palju. Ma küsiks veel selle ka siis ära, et mis Margiga lahti on? No ütleme, et ma ei ole just väga palju näinud, aga ma nägin seda Kotoviga mängu. Ei tea, ma ei oska öelda, aga kuidagi midagi on lahti. See on see ikka Kotov on ka muidugi omaette nähtus. Niisugused lohakad oma servi kaotused seal üks eeskäega lausa võrgust, ma ei tea, poole meetri kauguselt, no mitte poole, aga 1,5 meetri kauguselt, mida ei saa eksida palle. Ja need vead tulevad ja eks see on mingisuguse momendi enesekindluse asi tal ei ole nagu seda mängu ühtlust. Ilmselt äkki läheb ka mööda, et on lihtsalt vahest nii. Ja, et tegelikult tal on jah, see võib-olla see kõikumine on mängus on suur olnud nendes mängudes, et aga kui sa vaatad reaalselt on ju tema potentsiaali ja ütleme, kui tal see mõni mäng, kus tal on nüüd ka kõik enam, ütleme, mängu algust lõpuni õnnestunud, ega mäng on olemas, see peab lihtsalt kokku minema. Selle järgi justkui liiga palju muret ei tasuks tunda, aga oleks vaja just enesekindlust rohkem ikkagi ka. Ei, kui sa vaatad suurt pilti, tegelikult ei olegi midagi lahti, et tal on uus treener, et tennises ongi mingisugused perioodid, kus sa nendest võib-olla sellistest nii-öelda valustades kaotustest õpid palju rohkem ja see viibki sind edasi järgmisele levelile, et ma usun, et kõik on hästi, küll ta läheb. Ma seda rõhutasin, ma pole näinud mängu, ma seda ühte Kotovi mängu nägin. Ja lõppkokkuvõttes see on võib-olla rohkem sellisele vaatajale, kuulajale põnev, et näed esireketi koht vahetus, keegi on 153, keegi on 152, tegelikult ei mängi see suures plaanis. Loeb jõuad 100. Aga vastupidi, meil on 2 mängijat. Ja just nimelt, pigem fokusseeriks sellele. Mina arvan, et see pushib nii Danili kui Marki edasi, et see on ülimalt äge, et poisid on mõlemad sellisel tasemel ja täpselt see, et satuvad ka turniiridel kokku ja saavad ju nii Kennet kui ka võib-olla Danili ja Margi treener omavahel suhelda ja on selline punt, et see on hästi oluline ja selles mõttes on kõik hästi. Nüüd on vaja ainult ATP Challenger turniir teha Eestis kiiresti. Ei või. Tuleb ära teha. See on seoses valitsus ei luba. Tuleb ära teha sõltumata valitsusest. Valitsus tuleb välja vahetada. Kallus hakkas meil Trumpiks, hakkab maailma korda muutma. Ja sa pead ainult soengut muutma siin natukene ja lipsu pead ka hakkama kandma. Pikemad, sellist üle puusa, alla puusa. Ja pead hakkama postitama sotsmeedias hästi aktiivselt iga päev mingid oma mõtteid.
aga kokkuvõtvalt mina ütlen, et Eesti tennisel head ajad ja nüüd selle nädala veel, kuidagi see nädal olid need kaardid väga õiges paigas. Poisid 12 jõudsid Wintercupil finaalturniirile. Tallinnas oli alagrupi turniir, mängisid väga hästi. See oli Tallinki keskuses? Jah, ma ei tea, okei, selles vanuses me oleme sommidest jagu saanud, aga arva, kui me soomlasi võidame ja poolfinaalis võitsime ka soomlasi ja väga tubli turniir poistelt. Sinu suust kuulda sellist optimistlikku nooti on väga meeldiv. Ma ütlesin, et tähtede seis see nädal on olnud. Ainult sel nädal? Ja ma arvan, järgmine nädal sõidavad kõik teised vanused. Ma ise sõidan ka poisid 16-ga, et me tuleme tagasi natuke teiste tulemustega. No jaa, eks ta nii ta on. Ega ta käibki niimoodi põlvkondade või kuidagi vanusegrupiti, et vaata ka Eesti, kui sa vaatad, kes on Eesti meistriks tulnud näiteks, et sageli on niimoodi, et samad aastakäigud, nii nagu olid see suur kolmik valitses, nüüd on 2 meest nagu valitsevad, et tegelikult sageli on ju see mingi üks niisugune punt, kes on tugevad ja mõni ei saa neid tiitlid ja siis samas mõnes vanuseklassis või mingil perioodil nopivad mõned hästi palju tiitleid. Mitte ainult Eestis, vaid kui sa võtad maailmas oli ülitugev vanuseklass 1982 sündinud. No geniaalne, ühel hetkel ATP 20 oli 16 selles vanuses. Siis oli pikk paus, siis tuli jälle see 86-87 vanus, mis oli geniaalne lihtsalt. Ja 88 ka sinna otsa veel. Kas seal mõjutab natuke juba, et see noorteklassist alates ilmselt see on kuidagi nii seotud, et satub noorteklassis mingi väga kõva grupp ja siis nad kuidagi teineteist motivatsioon on see 81-82 naljanumber, kui sa vaatad, kui Jarko võitis US Openi esimeses ringis näiteks Kooriat, siis edasi tulid Nalbadjanid, asjad nii edasi, kui sa vaatad noorte turniiri selliste nimedega, eks siis, või kui Rodik näiteks Orange Bowli võitis wildcardina, sest ta ei pääse peale. Ja siis Mardi Vishi võitis lõpuks finaalis. Et see lihtsalt, kuna selle vanusega vaatama Künapiga koos sõitsime, ma suhteliselt hästi tean, mis pull toimus noorte turniiril. Orange Bowlil 8 paigutus 280 ATP. Tere talv. Eks, noorte turniiril. siis need tulemused nagu ei ole nagu imeks pandavad, et pärast sellised asjad välja kooruvad sealt. Aga jah, aga Eestis on see veel selles suhtes, et me oleme nii väike, et loomulikult meil koondubki ja nüüd tundub need Anikinid ja väike ink ja need on selline pull vanuseklass, et sealt võib äkki midagi kooruda. Selliste positiivsete sõnumitega Eesti tennise kohta tänase saatega lõpetama. Mina tänan, et saite tulla ja järgmise korrani. Suur tänu. Suur tänu. Aitäh.